Digitaalse ühiskonna ülesehitamisel on ajakohane õigussüsteem üks võtmeküsimusi. Tehnoloogia areneb pidevalt, ent seaduste muutmine ja loomine on aeganõudev protsess. Erinevad e-riigi arengutapid on tähendanud arvukaid seadusemuudatusi või uute loomist. Alates digiallkirja seadusest, mis muutis selle võrdväärseks füüsilise allkirjaga, kuni e-valimisi võimaldavate seadusmuudatusteni. Kõik e-riigiga seotud seadused ja määrused reguleerivad otseselt või kaudselt ka küberturvalisust. Pärast 2007. aasta küberrünnakuid koostas Eesti eraldi küberturvalisuse strateegia, mis sätestab olulisemad fookusteemad ja tegutsemiskava. Selleks, et strateegia oleks ajakohane muutuvates oludes, uuendatakse seda pidevalt. 2016. aastast kehtib Euroopas regulatsioon, et elutähtsaid teenuseid pakkuvad ettevõtted peavad tagama oma andmete ja süsteemide küberturvalisuse. Eestis võeti sellest lähtuvalt 2018. aastal vastu küberturvalisuse seadus, mis paneb elutähtsate teenuste pakkujatele kohustuse teatada küberturvalisuse intsidentidest kindlaks määratud aja jooksul. Oluline teema seadusandluse seisukohalt on ka privaatsus. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus sätestab, et igal inimesel on õigus teada, kes ja millistel tingimustel tema andmeid kogub. Eesti riiklike e-teenuste üks oluline komponent on andmejälgija rakendus, mis võimaldab inimesel näha, kes on tema andmeid kasutanud. Nii loome usaldusel ja läbipaistvusel põhineva digitaalse ühiskonna.